Medali teisele küljele piilub ning sekundid, minutid ja meetrid kontrollib üle Delfi spordi podcast. Mis tunne on? Saade Mis tunne on taas kord eetris ja minu külaliseks on olümpiavõitja Erki Nool. Tere! Tere! Ja mina olen Jaan Martinson ja ma just mõtlesin, et tegelikult meie formaat on umbes tund aega, aga sinuga võiks vist rääkida rahulikult hommikuni ja veelgi sellepärast, et meil on olnud ka telefonikõnesid ja tegelikult ääretult huvitavaid jutte oleme seal rääkinud ja vaatame, nopime siit ja nopime sealt ja vaatame, kuhu jõuame. Nii, esiteks, sa oled noor pensionär, mina olen ka, nii et 2 pentskarit nüüd istuvad mikrofonide taha. Kuidas on tunne olla olümpiavõitja pensionit saada? No jah, nüüd natukene aega olen saanud, et suve teisest poolest hakkasin saama, et olen päris ametlikult pensionär ei ole, et selles suhtes ta ei ole nagu päris pension ei ole. No. Aga tähendab ühesõnaga kõikidele noortele eeskujuks näed, et olümpiavõitjaks tasub ju tulla. Saad pensioni, saad tasuta parkida Tallinnas. No mõned hüved ikkagi on jah, et selles suhtes, et see on nagu, tegelikult on väga suur asi, et ja väga paljudele riikidele on selline heaks eeskujuks olnud, et kui ma olen rääkinud, et meil hakkavad olümpiavõitjad saama pensioni, et olümpiavõitja pensionit, siis see paneb kulmu ehitama, aga heas mõttes, aga kui sa võtad jälle erinevate riikide parlamendi pensionid Eestis küll enam ei ole, eks mingid teatud aastast, aga ikkagi, kui sa nagu võrdled seda parlamendi pensionit ja olümpiavõitja pensionit, siis kui sa lähed tänava peale, siis ma arvan, et 99% inimestest on nõus pigem olümpiavõitjatele pensioni maksma kui parlamendi liikmetele. Ja ütleme niimoodi, et Eestis on see selles mõttes natukene lihtsam, et me oleme väike riik ja meil kahjuks ja kahetsusväärselt neid olümpiavõitjaid on vähe. Aga räägi, kus sul olümpiakuldmedal on? Tegelikult on ta muidu Tartu spordimuuseumis, aga tänasel hetkel, kui me praegu laua taga istume, siis olümpiakuld on mul kodus kapi peal, kuna pühapäeval tegime sellise nüüd juba traditsiooniks kujunenud ürituse, et olümpiavõidu aastapäeval esimese tegime 20 aastat, nüüd on 25 aastat Spirital olümpiatule juures süütasime olümpiatule ja väikse seltskonnaga tähistasime seda ja siis oli mul ka olümpiakuldmedal oli kaelas, nii et selleks puhuks tõime Tartust kuldmedali Tallinnasse. Kuivõrd palju sa sellele Sydneyle tagasi mõtled, et mis tunded sulle pähe tekivad, kui sa seda kuldmedalit vaatad? Eks ma natukene muidugi vähem, aga loomulikult, kui ma nüüd nagu mingil määral ma muidugi mõtlen, et kus ma tegin just tehnilist vea, et miks et kui ma 10 päeva või 12 päeva ennem oli Gold Coastis oli võistlus, hüppasin 5.50 teivast, et suhteliselt nagu Tšistjakovs ütles selle peale, et nagu aknast õue, et kuidas sa ainult 5 meetri peale jäid, et selliseid tehnilisi vigu ma ikka otsin, et miks ma seal tegin sellise vea või mida ma oleks pidanud ennem natuke võib-olla teistmoodi tegema, et selliseid asju panen ikka, et aga kui hiljuti laupäeval oli vist mingi päevalehes oli, et Jaan Martinson suutis ka täis idiootliku pealkirja panna minu arvates, et mis mind hämmastab kõige rohkem muidugi see, et kui kõik meenutavad, siis kõigil on loomulikult see olümpiavõidust mingisugune oma arusaamine ja et näiteks selle Martinsoni tekstis oli ka sellist umbluu juttu oli nii palju, et aga et iga asi ikkagi elab oma elu, et ja iga üks näeb mingit asja teistmoodi, et aga kui ma nagu treeneri ametit pean, siis ma üritan ikkagi ütleme 2 võistlust, mis ma põhiliselt nagu oma ajus nagu läbi ketran, on Sydney olümpiamängud ja siis järgmisel aastal Edmontonis maailma meistrivõistlustel, et kus ma tegin nagu vead, et ei teinud nagu
sellist tulemust, milleks ma olin tol hetkel võimeline. Jah, tähendab see meie ja minu jutt, ehk siis Piibu jutt oli just see jutt, kes kettaheitest, aga tegelikult veel eilegi, kas saate ajal või eel või kus me mehed ei nuta, tegelikult ega meil täpset infot ei olnud, mis seal kettaheites toimus, tähendab isegi kirjalikud materjalid nende inimeste poolt, kes kohal viibisid, erinevad. Teinud, millal tõusis mis lipp, millal teine lipp, aga tont sellega. See pole üldse, aga lihtsalt tegelikult ju algul tõusis ju valge lipp ja siis punane lipp, kuna Toomas Dvorsak ju karjus, et vale. Ja siis natukene see proua läks paanikas, see kohtunik, et ütles, et tema seda otsust ei tee. Aga mida keegi nagu ei ole kordagi nagu uurid või ei tea, mida ka mina tegelikult ei tea, ma just mõned päevad tagasi sain teada, et Dvorsak peale seda protestimist läks minu fännklubi ette ja ütles, et vabandust mehed, aga see on sport, aga oleme sõbrad ikkagi edasi. Et tegelikult kõikidele teiste jaoks lõppes selle kettaheide ringis see nagu vaidlus ära, välja arvatud Eesti mõningatele lemmikatele, kes oleks tahtnud hirmsalt, et mul oleks ikka punane lipp jäänudki kirja. No järgmine Edmonton, kus tuli Eesti rekord 8815 punkti. Tegelikult sul oleks pidanud sama tulemus või tegelikult 9000 alla tulema ju ka Sydneys ja kuhu sul jäi see 9000 punkti? Sest sa olid ju võimeline tegelikult seda tegema. No tegelikult jah, Sydneys, et Sydney oli natukene keeruline, et Sydneys oli ju teise päeva hommik oli 10 kraadi sooja ja paduvihma, kui me läksime staadionil kella 7 all, nii et Sydney oli rasked ilmastikutingumust, et jah, loomulikult 5.40 teivas ja esimene katse oda viskas, kui ma 70 meetri peale viskasin selle, et sealt tulnuks ju olümpiarekord, et aga need on kõik sellised oleksid, aga Edmontonis jah, et Edmontonis ma läksin hästi sellise kindla plaaniga, et ma teen kõik esimest katset teen hästi nagu kindlalt ja üritan hästi nagu enesekindlalt võistelda. Aga seal lihtsalt oli, kaugust tegin ka natukene liiga rahulikult, hüppasin 7.63, mis on minu kohta oli äärmetult vilets tulemus, et küll paku tagant ja kõik siuke kinda peale tehtud, et vähemalt esimene katse üle oleks astutud, aga meie ebaõnn oli see, et tuul keeras peale esimest vooru ja praktiliselt teises voorus mitte keegi juurde ei saanud, et Dvorsak, kes võitis tolle võistluse, sai täpselt paari millimeetrise sellise plastiliini tagant ära hüppe ja tegi oma isikliku rekordi, nii et sealt see vahe tuligi, et jah, mõned nagu võib-olla oleks, eks see tagantjärgi tarkus on, et mingites kohtades sa pead rohkem riskima. Jah, seal oli tagant tuul, kõik oleks jäänud, et mu ikkagi keskmine kaugus oli, kui ma kunagi mingid seminari tegin ka, et 10 esimese kaugushüppe tulemus oli vist 7.90 millegiga ja 20 oli 7.83 vist või 80, et mu isikliku rekordi sees on üks kõige madalamaid kaugushüppe tulemus üldse, mis ma olen teinud, nii et natukene, aga mis nagu mind kõige rohkem kuid, kui ma läksin õhtu magama, häiris, et ma tegelikult olin väga-väga heas jooksuvormis tol hetkel 1500, et ennem ära minekut ma alati tegin 1200 meetrist testi, et ma nagu kuidagi ei arvestanud, mis tulemuse ma nagu lõpuks saan, et Dvorsak oli 100 silma ees, Meissi oli 200 silma maas, et ma oleks võinud riskida ja minna üritama, hõbemedal mul oli niikuinii. Et see mind häiris ja nüüd ka, kui ma näiteks oma tänasel hetkel see sportlasele Saga Vannisega, et just talvel, kui ta hakkas Soome rekordit tegema, siis ma ütlesin Saga, et nüüd lähed jooksed 800 selleks, et sa ei tea kunagi kuna sul on uuesti võimalus nagu isikliku rekordi teha, et minu arvates nagu sportlane peaks alati minema nagu tänasel hetkel võtma maksimum välja, et homset võib-olla kunagi ei tule. Räägitakse ja võib-olla sina oled ka seda öelnud, et tegelikult on, et
et tippsport on selles mõttes karm, et sa võidad medali, võidad kulla, aga see on ainult üks õnnehetk ja juba järgmine päev pead sa tegema roppu tööd. Mina olin see, kes kirjeldas medalipidu Sydneys ja seal siis käisid välja lubaduse, et homme ma trenni ei lähe. Et kas tõesti seda nii-öelda õnne ja rõõmu spordis, eriti veel 10 võistluses, kus sa liiga tihti ei võistle, on niivõrd vähe ja seda tööd ja rügamist on oluliselt rohkem? No ma arvan küll, et kindlasti peab, et mind hämmastavad mõned sportlased, kes meedias kogu aeg räägivad, et kuidas neil potentsiaal on selline ja nii suur ja nüüd oli jälle ebaõnn, et ei tult, aga siis kui hooaeg saab läbi, et siis teevad 6-ajase pausi, et minu arvates see on, minu isiklikult hinnangul on see jabur, et kui sa tegelikult ju jooksed ajaga võidu, et sportlaskarjäär on ju tegelikult väga lühike ja sul on erinevad ettevalmistustetapid, erinev aeg on võistlusperiood, et nii et sul ei ole nagu tegelikult sellist puhkuse momenti, jah, 1-2 päeva ikka on, aga tegelikult kui sa oled valinud sellise ala nagu tippspordis, sa pead iga päev pingutama, nii nagu iga inimene, kes tööl käib, peab ka ikkagi pingutama iga päevast, ega siis tippsport pole ju mingit teistsugune valdkond, et ta on lihtsalt võib-olla nõuab rohkem keskendumist, nõuab rohkem fokusseerimist, nõuab rohkem ületamist versus mingi teine ala, aga igapäevane rutiin on see, mis annab tulemust. Kui heas vormis sa praegu oled, et meil Mehed ei nuta saates tuli vist eelmine aasta tuli see küsimus, et kui palju Erki Nool teivast nüüd hüppaks, küsiti, et 5 meetrit tuleks ära või? Ei, 5 meetrit ei tule ja seal 5 meetri, see on füüsika, et lihtsalt selleks, et 5 meetrit hüpata peab iga päeva, selleks peab olema sprinti tegema ja sul peab olema vähemalt 14 sammu hoojooks, aga see 14 sammu rütmi, see nõuab juba regulaarsemat treenimist, et ütleme 10 sammu pealt saaks, mis on lihtne rütm ja siis saad hüpad sellise 165, 170 poundise teibaga, et see on selline minu kehakaal, ütleme 420 kuni maks 440 on selline, et siis kui tahab juba nagu kõrgemal hüpata, siis peab võtama jäigemad teibed ja vähemalt 2 sammu juurde, aga 2 sammu juurde nõuab juba nagu sellist harjutamist. Et tehnilist muidugi, füüsilist nagu ma jalgu jaksan teha ja siiamaani teen kangi peal höörid ka ära, et nagu mingi akrobaatiline oskus mul on ikkagi olemas, et ja jõudu ka natukene. Aga 5 meetrit ikkagi nõuab hüppamist, see 5 meetrit ei ole niisama nali. Sul oli vist, kas see oli uue aasta esimesel päeval, kui sa käisid lõike jooksmas? Jõululaupäeval ikka teen. Ja siiamaani või? No siiamaani on teinud, jah, mul on selline, nüüd viimasel 2 aastal ma olen küll teinud sõudmist ja ka rinnalt surumist, mul on jah, et 800 meetrit ja rinnalt surumine, et siiamaani, et õnneks ei ole veel füüsilised näitajad väga veel kukkunud, et nii kaua, kui ma viimased, ütleme, 27 aastat olen teinud või isegi rohkem, et praegusel hetkel nagu jah, rinnalt surumine on ikkagi säilinud samal tasemel nagu, ütleme, 15 või 20 aastat tagasi. Boksi maailmameister Usyk selles intervjuus, kui ta viimase matši võitis, küsiti, et temalt nagu selle motivatsiooni kohta ja siis tema ei saanud nagu sellest aru, et mis motivatsioon? Noorel sportlasel on motivatsioon, aga mina olen proff ja minul on eelkõige distsipliin. Distsipliin, et minna iga hommikul trenni ja anda endast treeningul ka parim. Et see täpselt nagu jõululaupäeva hommiku jooksmine. Et sa võiksid ju mitte joosta. Mina arvan ka, et selles suhtes ma olen täitsa seda sama meelt, et mina seda nagu imelist nagu motivatsiooni nagu otsimist ja leidmist ei mõista ka, aga
loomulikult noortel peab olema ju unistus ja unistuse järgi võikski ju tulla selline motivatsioon, et selleks, et ma oma unistuse täidaks, sa pead ennast motiveerima, et minna trenni ja seepärast ma ju kuulen ka ju meie oma spordikoolis, kui palju ikkagi noored seal 16-17, aga mul on ikka vaja oma elu ka elada, et päris lahe on nagu kuulata selliseid, et nagu ülehomme lõpeks elu ära, et kui sa nüüd sinna reisi peale või sinna ei lähe, siis sa elu sees enam midagi ei saa teha, et selles suhtes loomulikult tippspordis on distsipliin, ega seal muud midagi ei ole, et see rutiini taluvus on, ma arvan, ikkagi kõige suurem võti läbilöögiks. Räägime sinust kui treenerist, et sa ei ole nagu väga, väga suures pildis olnud ja nüüd järsku, no okei, me teame ka sinu õpilasi ja kõike muud, aga nüüd on Erki Nool treenerina tõusnud, ütleme niimoodi, ka meedia vaate välja ja väga, väga suurelt laialt, eelkõige Soomes, aga siin ka Eestis, et sul on noorte maailmarekordi omanik Teivashüppes Allika Inkeri-Mooser, Saga Vanninen, Soome nii-öelda suur täht 7 võistluses on sinu käe all. Räägi, kui kindlalt sa ennast treenerina tunned. Kas treeneri töö on lihtsam kui tippsportlase töö või raskem? No ei saa neid eriti võrrelda, et loomulikult vahepeal on, kui sa lähed maailmameistrivõistlustel, sportlasega lähed maailmameistrivõistlustel, et siis ma ise ju olin suhteliselt enesekindel, et ja ega see nagu täpselt ikkagi ei ole päris kindel, kas su sportlane nagu suudab talitseda oma närvikava või ei suuda, et selles suhtes see tekitab nagu treenerile võib-olla natukene rohkem ärevust, kui sul endal oli, kui sa olid ise tippsportlane, et aga samas, kui sa teed nagu regulaarset trenni ja sa tead, mida sa harjutad ja sa oled valmis, siis sa enam-vähem oled ju ka valmis selleks, milliseid tulemusi nagu sinu sportlane teeb, nii et ma ei tahaks nagu võrrelda ja vastandada ega paralleele tuua ei tippspordi ega treenerit, nad on natukene nii erineva spetsiifikaga valdkonnad, et kuigi me tegutseme mõlemas nagu samas alas, aga ikkagi nad on erinevad, et ja lõppkokkuvõttes ikkagi sportlane peab andma endast maksimumi, treener loomulikult peab ka, aga põhilise tulemuse ikkagi teeb sportlane, mitte treener. Teeme nüüd väikse vahelepõik, et sul on ikkagi oskus ja omadus igalt poolt skandaale välja imeda. Et kui sa tegid treeneripabereid, siis järsku oli ju suur möll selle üle, et sulle anti 1 kategooria kõrgem treeneri kutse, kui oleks pidanud saama. Samas teine osapool ütles, kui inimene on tulnud olümpiavõitjaks, siis ta peaks automaatselt ju saama 5., 6., 7. kategooria. No tegelikult ma sain ikkagi 1 kategooria vähem kui kõik teised Eesti olümpiavõitjad, nii et olles korrektne, lihtsalt osadel treeneritel oli selline kadeduse uss tuli nii suureks, et üritasid kõik nagu skandaali tekitada aga eks ta natukene kentsakas oli ja ka alaliidu poolt oli kentsakas, et nad nagu ei vaigistanud ära, et kui iga aasta nad organiseerisid seda IAF-i treenerite kutseseminari, siis alati kutsuti mind nagu esinema, et siis ma pidin alati tegema sellise vähemalt mingi pooletunnise ettekande, aga siis kui oli vaja mind nagu kaitsta, siis kõik olid vait, et selles suhtes, et kuidagi meedial võttis selle nagu ebaarusaamatul põhjusel nagu üles, et ma kõik see, mis need esiteks, et kõik olümpiavõitjad olid saanud 5. kategooria, tol hetkel maksimumi. Mina sain küll 4. Ma ei taotlenudki 5. Aga ma kõik need paberid ja mis nagu treeneri kutsekategooria jaoks oli vaja, ma arvan, et ma olin mitmekordselt ületäitud, et see lihtsalt oli selline
otsitud skandaal, aga ta läks möllama ja mõned ajakirjanikud panid, kuna seda oli need, nagu ikkagi meile klipki värke oli loetud või väga suure tähelepanuga artikkel, siis tehti veel jätkulugusid ka, need oli nagu arusaamatu minu jaoks arusaamatu, aga eks see nagu sa alustasid Erki Noolega käivad skandaalid või ju kaasas, et või otsitakse skandaale, siis leiti selline ilma põhjusete skandaal. Aga sa pead ikkagi oma treeneri kutset nii-öelda kaitsma, käima ja uuesti mingid eksamid tegema või? Jah, mingi moment, kui ma sain selle 7. kategooria ja nüüd on selle 5. pealt tõsteti 7. peale ja mõned treenerid saavad ka 8. selline, see on lihtsalt tunnustus, selle jaoks ei pea nagu pildlikult midagi tegema, et see on lihtsalt sinu treeneri staas ja tulemused ja kõik sellist visuaalne tunnustus rohkem. Aga jah, et kõik need ikkagi aastate jooksul peab ikkagi tegema, koolitustel käima ja mingid asjad tegema, et seda 7. kategooriat sa küll kaitsed nagu 2 korda, et siis, kui sa oled 2 korda ära saanud, siis 3. korral, kui sulle antakse, siis jääb nagu eluaegseks, siis enam ei peaks nagu midagi tegema. Sa oled üks nii-öelda ajakirjanduse jaoks ja näiteks minu jaoks ka, oled olnud selles mõttes eeskujuks, et sa julged vahetada treenereid. Ja mul on mikski pärast ja me oleme sellest rääkinud ja kirjutanud, et meil on mõned sportlased, kes jäävad oma treeneritesse sedavõrd kinni, et nad ei julge teha seda otsust ja istuvadki oma tulemuse otsas ega arene. Et kas see on okei, kui sportlane vahetab treenerit, kui ta näeb, et püsib paigal? Ma arvan, et igale sportlaseni uus treener annab midagi. Nii nagu ma ennist ütlesin, ikkagi sportlane on see, kes teil tulemus teeb, aga ma arvan, et see julgus on, et treeneri vahetamine ei ole lihtne. Esiteks sa kasvad, eriti kui sa oled noor või juuniorina, sa oled teid 4-5 aastat koostööd, sa kasvad nagu treeneriga kokku ja siis ühel päeval sa nagu lõpetad koostöö ära, et see on natukene, ma olen toonud seda paralleeli, see on natukene nagu selline abielu lahutus, et küll mitte võib-olla nii dramaatiline, aga mõnikord on ka treenerite ja sportlaste vahel on hästi dramaatiline see, et treener ei saa aru, miks tema juurest minema mindi, aga kui me võtame ikkagi maailma statistikad, on erinevaid, Eesti tipud on natukene võib-olla sellisest nagu statistikast lähevad välja, et nende sportlaskarjäär on vähe pikem. Aga kui me vaatame ikkagi, reeglina on selline tippsportlase karjäär on 1 olümpiatsükkel pluss 1 aasta, võib-olla 1-2 aastat, nii et see aeg on väga vähe, et sul ei ole aega tegelikult areneda treeneriga, sa oled noor ja muudkui arened ja vaatad ja siis sa oled 25 ja siis oled järsku 28 ja tegelikult, et sport on väga egoistlik ja kui sportlane ikkagi tunneb ära, et treener ei vii teda sinna olümpiamängude pedestaalile, siis tuleb igal juhul vahetada. Või vähemalt, kui selline tunne on, et samas sportlane peab usaldama treenerit. Et see on ka jama, et minu arvates, kui treener teeb plaanides, sportlane hakkab juba ise korrigeerima neid ja vaatama ja ütles, et mul ikkagi see ei klapi ja teine ei klapi, et siis tuleb igal juhul, et kui sportlane enam ei usalda treenerit, siis tuleb igal juhul seda vahetada, et selline suvaline koostöö ei anna mitte mingil juhul mingit tulemust, et ja sa ei saa aru treenerina ka, kas sportlane pingutab või pinguta, et lõpuks on ikkagi, meil on erinevad etapid, oktoobris jookseme sellise intensiivsusega, novembris sellise ja detsembris 3. intensiivsusega, et kui sa kogu aeg võtad neid aegasid ja sportlane tegelikult hingest üldse ei pinguta, siis sa tegelikult ei saa adekvaatset tagasisidet. Ja reeglina sportlane ei pinguta siis, kui ta enam ei usalda treeneri treeningplaane. Ja need muutused tuleb teha kohe. Et see ei ole, et sügisene ettevalmistus, kui me räägime kergejõustiks, käib väga kähku, 3 kuud kõik. Siis on juba talvine hooaeg, siis on
6 nädalat sulle aega, siis on praktiliselt juba individuaalsportlastel hakkavad ju Doha ja Pekingi Diamond liigad hakkavad juba pihta, et nii et ega sul üle 6 nädalaga kevadel ei ole aega nagu trenni teha, et sa ja kui sa siin nädal aega teed, lased luuslangi, siis on juba rong läinud. No eks mitmel puhul vähemalt kõrvaltvaate pilgule jääb mulje, et treenerid vahetatakse ka seetõttu, et teine treener on mugavam. Et ei taheta tulla mugavustsoonist välja. Kindlasti on see selliseid põhjusi ka, aga kui selline sportlane on olemas, see on ju teada, et ta nagu nii tipptasemel tulemust ei tee, et aga mis on muidugi, mida ma olen tähele pannud, vähemalt Eestis, küll ma ei ole nagu tegelikult väga palju nagu küsinud välismaa sportlaste käest, aga Eestis on küll selline, et ega nagu treener ikkagi panustab, me ei saa ju, treeneri amet on selline, et sa ei saa nagu hinnata treeneri ametit ei sissetuleku järgi ega mitte midagi, et igal juhul, kui sa tahad olla tipptreener, siis ta peab olema kui sul konkreetne hobi. Sa tead, et sul on kõik nädalavahetuselt suvehooajal, talvehooajal on kinni, et sul ei ole nagu vaba aega, ei ole olemas. Et tegelikult sa treenerina nagu panustad kohutavalt palju aega, ressurssi ja oma hinge. Ja siis, kui treenerid, nagu, mida ma olen tähele pannud Eestis, kui sportlased lahkuvad, siis nad ei tule isegi selle peale, et äkki ütleks treenerid aitäh. Lihtsalt aitäh, tegelikult ei maksa midagi ja keegi ei taha saada mingit šokolaadikarpi või šokolaadi või ma ei tea, 50 euroseid sokke, eks, preemiaks, aga selline nagu tänu võiks küll olla, et kui sa oled ikka ühe sportlasega tegelenud 3, 4 või 5 aastat, mida iganes, et siis ikkagi vähemalt võiks nagu tänada treenerit, et nüüd ma olen otsustanud, et mu teel läheb lahku, ma olen sinna, ma teen seda, et nagu selline kõige lihtsam, elementaarsem suhe võiks ikkagi sportlase ja endise treeneri vahel jääda. Kas see oli üllatus, et Saga Vanninen tuli ja palus sind endale treeneriks? Mõtlesid sa kaua? Oli see sul nagu võttis ööuned ära? Ei võtta ööund. Tegelikult see puht oleks see võib-olla olnud mingi 2 või 3 nädalat varem, siis ma ei oleks seda teinud, seda lükkat, ma arvan. Seal oli väga mitmete juhuste kokkulangemine, miks ma selle nõus olin, aga tegelikult ei olnud Saga ise ju ei võtnud minuga ühendust, võttis Jukka Härgon, üks Soome endisi parimaid kergejõustiku mänedžer, keda ma tunnen, kes oli väga kõvade tippsportlaste mänedžer Lõuna-Afrikast ja Namiibia sportlasi, Frankie Fredericks ja nii edasi. Et tema võttis minuga ühendust ja me rääkisime ja siis oli selline, nagu soomlastele meeldib palaveri, et neil on koosolekud kogu aeg, et ja siis oligi ühel korral, kus oli Saga mänedžer, kergejõustiku liidust oli üks mees, siis olümpiakomiteest oli teine mees ja siis oli Saga, need 4 nad olid ühel pool ekraani ja siis mina olin teisel pool ekraani lõuna pool ja meri vahel, et siis nagu rääkisime ja tegelikult ma alustasin ikkagi sellest, et mida me siin nagu kiidame, ma rääkisin nagu põhimõtteliselt oma nagu spordi nagu või oma treeningu ülesehitamisfilosoofia ära, aga ma ütlesin ka, et meil ei ole mõtet siin mingit ühtegi otsust teha, et selles suhtes, et kui sa teed tippsporti, siis esiteks tippspordi juurde käib vigastused, me võime rääkida mida iganes, aga vigastus on see, kuna me ju kompame piire, me kogu aeg tõstame neid koormusi, natukene vaatame, et kas me saame üle piiri minna või ei saa. Mõnikord ei saa, siis tekib väike trauma või tagasilöök,
et ja kui lähenevad tiitlivõistlused, sul on mingi trauma, siis on selline stressitase on sportlastel alati suur, et nendel momentidel peab nagu sportlasel ja treeneril olema hea klapp. Ja siis tänu sellele ma ka ütlesin Saagale, et minu arvates loogiline oleks, et esiteks tuleks Saaga kõigepealt Tallinnasse, me teeme nädal aega trenni, et kas tal üldse sobib minu esitlusvorm, kuidas ma räägin, kuidas ma seletan, kuidas ma näen mingit tehnikat, kuidas ma ehitan treeningut üles, et see peab nagu klappima, see peab olema sisemine tunne, et jah, mulle sobib. Ja kui seda ei tunne, kohe esimese nädalaga ei ole sellist tunnet, et mulle nagu meeldib või sobib, siis ei ole mõtet isegi hakata koostööd tegema, ükskõik kui hea treener on või hea sportlane, ta ei toimi. Mitte mingil juhul ei toimi. Ja Saaga tuligi, pühapäeval tuli kohale, esmaspäeva hommiku hakkasime tegime esmaspäeva hommiku ja esmaspäeva õhtu ja siis teisipäeva hommiku tegime trenni ja siis kui me õhtu trenni läksime, siis ütles, et ma ikka mõtlesin, et võiks ikkagi hakata koostööd tegema, nii et meil nagu läks suhteliselt libedalt. See on täitsa kummaline minu jaoks, aga ju seal on mingisugune point, et Soome kergejõustik on ju nii pikkade ja suurte traditsioonidega, nende jaoks on see ülisuur ala ju, kui me vaatame kas või kui palju on ajakirjanik MM-il ja kõik niimoodi. Ja mis on Soome ajakirjanduse suur pluss, nad kaasavad eksperte. Ja need eksperdid annavad pädeva hinnangu ja üks oli vist Ildalehti ekspert on olümpiapronks tõkkejooksus Arto Brükkare, kes avaldas imestust, et Erki Nool panustab treeningutes hoopis teistele asjadele, kui soomlased seda panustasid. Ja teine asi, Saagal oli ju seljavigastus ja kusjuures Soome arstid olevat siis öelnud, et tegelikult tuleks anda nüüd sellele seljale rahu. Ja Erki Nool paneb, ja mingil juhul ei tohiks teha seljaharjutusi ja siis Erki Nool hakkab tegema seljaharjutusi ja soomlased ütlesid, et pagana õige värk tegelikult. No natukene kummaline oli, kui me hakkame sellest sissejuhatuse lõpust pihta, et jah, et tegelikult Saaga, kes on noor sportlane, tal oli ju olümpiahooaeg läks täitsa aia taha, et seljavalu pärast ja olümpiamängud läks aia taha, et ja siis ta kogu aeg nagu arstid ütlesid, et lihtsalt tuleb oodata, et siin ei ole midagi teha, et aga jah, me hakkasime tegema kereharjutusi, lülitasin mingid harjutused üldse välja, mida ta oli varem hästi palju teinud, et ja meil võttis 2,5 kuud aega, kui saime sellise, ütleme, puusad ja selja natukene esiteks teise toonusse ja võib-olla natukene asendi ka natukene paremaks. Ja kus 2,5 nädalat, kui algul oli nagu okei, aga siis tuli tagasi siis seljavalu pisut, kui me läksime hästi intensiivseks jooksuks või sprindi peale, et aga näitas, et need harjutused toimivad talle ja mingis momendis juba detsembri keskel oli juba täitsa nagu sai nagu kergejõustikuga tegelema hakata, nii et see võttis aega, aga minu nagu lähenemine oli see, et kui mulle nagu toimis see nagu metoodika, mida ma tegin, loomulikult mehed on natukene erinevad kui naised ja ja meeste füüsiline võimekus on natukene erinev kui kergejõustiklastele, et loomulikult ma päris niimoodi ei tee, nagu ma ise tegin, aga see nagu ülesehituse mudel, mida me ikkagi tegime, oli hästi sarnane ja mida ma olen katsetanud teiste sportlastega peale on ka, et on toiminud, et miks ta ei peaks siis toimima nagu järgmisel sportlasel ja kui meil oli 3 kuud, oli siin Juma Maruyama oli ka, tegi ka Jaapani rekordi ju, et toimis tema peal ka, nii et ei ole nagu, see mudel nagu toimib, aga soomlased on muidugi ääretult suur kergejõustiku rahvas ja kui sa vaatad seda meedia tähelepanu, versus kas või Eesti meedia tähelepanu, siis see on ikkagi ääretult nagu
intensiivne võiks isegi öelda, et võib-olla natukene noorsportlase jaoks natukene liiga suur on see nagu see meediahuvi, et kui sa vaatad seda nagu meediahuvi, riigi panustus nagu kas või finantsilist panustust, siis nagu need ei lähe üldse omavahel kokku. Aga kui me vaatame jälle Eestis teatud traditsioonilised spordialased, näiteks kümnevõistlused, kui meil siin mõnel aastal oli 8 Eesti kümnevõistlejat oli teinud 8000 punkti, siis Soomes on läbi ajaloo teinud kas 7 või 8 meest üldse 8000 punkti, nii et mingites kohtades need ikkagi erialased teadmised puuduvad, et kuigi soomlased ja naistel 7 võistled, nad on ikka väga kõvadalt versus jälle Eesti naised, eks, et see on nagu huvitav, mehed ei saa hakkama, naised saavad nagu Soomes väga hästi hakkama, et need. Aga jah, ma muutsin hästi palju, täitsa teistmoodi tegin versus mida Saaga oli varem teinud ja loomulikult kõik ei saa teha ka sellepärast, et meie muutus oli väga suur. Ma tahtsin ta jooksutehnikat muuta, mis on oluliselt parem, aga see nõuab natukene erialast nagu füüsilist võimekust või lihasvõimekust, aga kui sa nii palju jooksed, siis sa ei saa nagu kõiki asju ka teha, et selles suhtes see riskiaste ikkagi, vigastuse aste ikkagi tõuseb. Ja ütleme niimoodi, et ülikriitiline Soome meedia jäi lõpuks Saaga hooajaga rahule, kuigi MM-ilt tuli nii-öelda kõiges 7. koht, kuigi loodeti medalit, aga ta ju 3 kulda võitis sise-EM-i, sise-MM-i ja siis ka U23. No loomulikult, et kui ta ikkagi tegi siin 3 Soome rekordit ja omaealiste Euroopa rekordid nii talvel kui suvel, nii et loomulikult see oleks natukene üle liia nagu tema hooaega kritiseerida. Jah, võin ka öelda, et Tokyo läks ju natukene aia taha, aga see on jälle see oleks-poleks, aga see viimane katse 0,9 millimeetrit üle astetud puhas 5. koht ja tegelikult oleks 2 sekundi pärast pidanud hakkama, 2 sekundi pärast ta oleks hakanud jooksma ka 800 meetrit, nii et situatsioon oleks hoopis teine olnud, kui see viimane katse poleks nii palju üle astunud. Kusjuures see oli selle hooaja esimene üle astutud katse, mis Saaga üldse tegi, et ta ei ühelgi võistlusel olnud ühtegi korda, et üle astunud, kõik need Soome oma need GP võistlused ja mis ta tegi, et ta on siiamaani hästi stabiilne, aga seekord läks nii. Soomlased ise jälle see Arto Brükkar ja teised nõustusid sellega, et ütlesid, et medal võis minna sinna esimesse alasse 100 meetri tõkkejooksu, kus oli väike komistamine ja teine asi oli see, et millele nad tähelepanu pöörasid, et Soome treenerid väidetavalt ei ole õpetanud korralikku jooksutehnikat Saagale, sellepärast, et ta oli nii kiire, nii võimas niigi ja sai oma tulemused kätte. Erki Nool hakkas siis jooksutehnikat ümber kujundama, aga selleks läheb ikkagi veidikene aega. Ja seal tal loksus nagu see, ja 200 ka, et loksus see vana tehnika sisse ja sealt kadusid ka kümnendikud. Ei, loomulikult, et see viimane 40 meetrit kukkus talle ju täitsa ära, et selles suhtes, et jah, et kui sul on keegi veel ees ka jookseb, siis sa tahad ikkagi jõuga, kui sa oled terve elu üritanud reiaga suruda ja jõuga joosta, et loogiline, need vanad asjad tulevad natukene sisse, et aga jah, eks ta võtab natukene aega mõned asjad, aga sa saad ju olla ka treenerina selles suhtes laisk, et kui sul on ikkagi selline sportlane, kes juunioride võistlusel läheb ja võidab ära, et siis sa ei pea teatud asju nagu tähelepanu pöörama, et lihtne on. See aasta tegime Euroopa meistriks, tulime järgmine aasta maailmameistriks, jälle tulime maailmameistriks, siis sa just kui teed kõiki õigesti, aga kui sa vaatad nagu suurt pilti ja neid tulemusi, siis need ei ole päris ikkagi täiskasvanute klassi tulemused, aga kui me räägime olümpiamängudest või asjadest, siis sa pead ikkagi sellise
nagu arenguhüppe tegema ikkagi noorteklassist nagu edasi nii füüsiliselt, vaimselt kui tehniliselt, eks, või noh, ütleme, tehniliselt, füüsiliselt kui vaimselt, et ega ma arvan, et Saagal oli ka esmakordne, et noh, kui me vaatame, et Saaga on ju tulnud 4-kordseks juunioride tiitlivõistluse medalistiks, siis see on U23 on võitnud, et tal on nagu kuldmedalid on saanud küll ja talvel võitis Euroopa meistritiitli, täiskasvade maailmameistritiitli, et siiamaani oli ta ju saanud noh, sellised mingi 7 tiitlivõistluse kulda, et ta oli kogu aeg nagu liider olnud. Et nüüd oli see ameeriklanna koperdas selle 4. tõkkel ajas rütmi sassi, läks sinna vahele, Saaga pani tõkkesse sisse, järgmise pani uuesti tõkkesse sisse, läkski rütm ära, et jah, olnuks isikliku rekordi lähedal. Kindlasti see nagu keskendumine oleks natuke teistsugune olnud, et sa oled ikkagi, me peame ikkagi, kõik me oleme inimesed ja emotsioon ikkagi mängib väga palju rolli ja nüüd oli esimest korda, ma arvan, et spordikarjääri jooksul, kui ta oli 10. et peale esimest ala ei olnud esimene, vaid olid 10. või ei olnud teine, oli 10. et noh, et see on nagu kindlasti ta natukene mõjutas, aga ma arvan, et see oli väga-väga hea nagu õppetund Saagale ka, et ja kui ta lõpuks vaatas tabloo peale, et tegelikult oligi ikkagi vaatamata kõigile oli tal ikkagi sans medal kätte saada, et medal ikkagi anti natukene madalamalt, kui me ennem arvasime ja mida tegelikult alati juhtub. Nii et iga mitmevõistlus on selline, et sa pead võitlema igat ala nagu lõpuni ja iga uus ala on hakkab nagu nullist pihta. Ja nüüd on siis soomlased jõudnud nii kaugele, et nad teise superstaari, ta vist võitis Euroopa meistrivõistlused teevassüppaja ja Vilma Murdo ja juba kirjutavad, et Murdo peaks ka minema Erki Noole käe alla. Noh, võtate? Ma ei taha asjadest, jah, Vilma ju käis siin tegelikult kevadega ju oma mänetseriga, keda ma ka tunnen juba viimast 20 aastat, käisid rääkimas ja vaatamas, et aga ega see nagu erineva iseloomudega sportlaste kokkupanek ei ole ka nii palju lihtne, et noh, tegelikult me vaatame nagu see on nagu noh, ütleme niisugune tuhkadiriinu lugu, et Saaga tuli ja kõik on, aga seal on hästi palju selliseid õnnega pooleks asju ka, et näiteks meil oli see Juuma jaapanlane oli siin trennis, kes on äärmiselt positiivne. Et kui meil oli sellised väga rasked trennid, novembri lõpp, detsembri algus, kus sa teed väga rasket trenni, sul on mentaalselt, sa ei ole päris nagu kindel, kas nagu see, mis sa ikkagi teed, noh, ütleme sportlaste vaatenurgast, see, mis sa teed, kas see on nagu õige ja kas see on nagu hea ja siis tuleb üks positiivne persoon, Juuma, alati naerab, niimoodi kõik nagu trennist alati naeris, natukene võistlustel muidugi ta pabistab jälle vastupidi üle, et Saaga just suudab jälle võistlustel ennast tõesti kokku võtta, et selles suhtes selline nagu meie treeningu atmosfäär oli väga-väga hea ja see andis, noh, rahustas ka, ütleme, need meie nagu tüdrukud maha, et noh, nagu tekkis nagu siuke mõnus treeningprotsess selles nagu tegemis. Just raskel ajal ja siis, kui see esimene võistlus oli veebruaris, siis kui Saaga tegi nagu ütleme, tegelikult fenomenaalse isikliku rekordi, siis oli nagu selge, et me ikkagi oleme õigel teel. Soomlased ja eestlased jäid MM-il kergejõustikus nüüd tänavu medalita, aga samas kui vaadata nagu Soome seltskonda, siis neil on nagu tulevikku tundub rohkem olevat
Saagavanninen, Vilma Murdo pluss Vasarahit, tüdrukud, jah, just, ja veel ühte-teist. Aga samas, kui meid vaadata, siis tänase seisuga, kellele võib loota praegusel hetkel ikkagi Johannes Erm, et milline on Eesti kergejõustiku seis? No ega loomulikult me peame ikkagi arvestama seda, et soomlasi on kõvasti üle 5 miljoni ja neil on ikkagi traditsioon ja neil on olemas spordi tingimused, harjutamistingimused, võib-olla mingid teatud on, kui ma olen nüüd see Soome spordisüsteemi kõrvalt näit, et eks see tiira-taara on natukene, aga ikkagi see mass ja traditsioon ja kõik see annab kindlasti ja kui me vaatame kas või seda, et soomlasel oli ikkagi 28 tükki, et ja küll medalit ei saanud, norrakad ei saanud ka medalit. Et ega siin isegi suured kergejõustikumaad Hispaania sai küll käimises kolm medalit vist, aga ma mäletan, kui me olime teise päeva hommiku, siis vaatasime 20 kilomeetri käimist, siis üks Hispaania mees vaatas suure ekraani pealt seal harjutusväljakul, võiks mõne õige medali ka ikka saada. Et ega see tänasel hetkel see medalite saamine on väga keeruline, aga kui me lähme nüüd Los Angeles olümpia peale, siis me tegelikult eile just arutasime, et kes meil üldse teoorias võiksid minna, et siis mina lõin kokku 7 naist ja ütleme niimoodi, et 3 kuni õnnega pooleks 5 meest, mitte rohkem. Nii et ega meil ei ole väga lihtne sinna olümpiamängudele isegi enam pääseda, et see, ta ei ole kunagi lihtne olnud, aga maakaart on läinud laiemaks ja Ameerika ülikoolid nopivad igast andekaid igast poolt saarte pealt Aafrikast üles, nii et see, kui me vaatame, nüüd oli vist rekord 57 riiki said medalid, nii et iga aastaga läheb see järjest keerulisemaks, aga me õnneks teeme hästi palju selliseid seminare, hingame ja siis teeme mingit kui seminaritame, et siis äkki tuleb, et võib-olla või 2028 ilmselt tule, aga äkki 2040 või sealkandis siis saame mõne medali tänu hingamisharjutustele. Ütle, kas meil on talentidest puudus või on see, et meie treenerid ei suuda neid talente tippu viia, sest minul on see oma teooria, et on täiesti ebareaalne, et see mass, kes meil on olnud suusatamises just nii-öelda viimased 20 aastat ja kui sealt ei ole kerkinud üles mitte ühtegi sportlast pärast Aivar Rehemat, kes suudaks MM-idel 10 sekka sõita, et see on ebareaalne, et meil ei ole talente. Ma mikski pärast usun, et meil on talente küll, aga meil on mingisugune muu probleem. No esiteks loomulikult meil on talente jääbki väheks, sellepärast, et või ongi vähe, sellepärast, et meil on rahvaarv väike, et kui me võtame näiteks kõik valdkonnad, kui palju on meil tipparste, kui palju meil on tippnäitlejad, mitu maailma tasemel lauljat meil on, et ja siis on sport, et meie rahvaarv ongi väike, et ega meil ei ole selles suhtes võimalik, aga kui me räägime küll mingitest traditsioonidest aladest ja kus meil on kandepind on ikkagi tegelikult suhtes suur, siis ma arvan, et kuna suusatamist olid, see on mu isiklik arvamus, et me oleme natukene suusatamises jäänud liiga palju selle tõrvasuuskade metoodika peale, et siis kui Juha Meedo sõitis seal, et tõrvati suusad ära, et kui me vaatame kas või tänapäeval naiste 10 kilomeetri läbimisaega, see on mingi keskeltläbi 23 kuni 24 minutit. Loomulikult radasid on muudetud, kõik asju, aga see tähendab seda, et sa pead olema üliintensiivne, sul on iga kilomeetri läbimine on tänasel hetkel 2,5 minutit, oleneb trassi lõigust, aga ütleme, sellises intensiivsusega pead sa olema võimeline, järelikult see suusa
treeningmetoodika peab muutuma, kuna varem sõideti 43 minutit või 40 minutit, nüüd on 23 minutit, siis see nagu tänu suuskadele, kõikidele määretele, kõikidele teguritele on suusataja tüüp on muutunud. Nüüd on intensiivne sport on, et enam ta ei ole, et habeme otsast tilgub jääpurikad ja sõidad seal 50 kilomeetrit, ma ei tea, 4 tundi enne. Et seda enam, seda ei eksisteeri. Hoopis teine nagu, ta on nagu teine spordiala. Kui varem ta oli, ütleme, 10 kilomeetri jooks, siis ta tänasel hetkel on 1500 meetri jooks ja see nõuab teistsugust lähenemist. Et kui palju meil sellise julge metoodikaga nagu treenerid juurde tuleb, see on iseküsimus. Kindlasti on meie tippspordis võiks ju nutikamaid ja paremaid treenerid rohkem olla, et aga ega see rahvaarm ikkagi paneb kõik paika, et ega me ei saa nagu liiga palju tuhka ka pähe raputada. Aga kas on võimalik midagi muuta? Näiteks soomlased käisid ju välja, nende odav ise on ikka täiesti pekkis. Esimest korda MM-il ükski mees ega ükski naine ei pääsenud 12 parem hulka ehk siis finaali. Ja siis tuldi välja ideega, et kõik andekad odaviskad tuua 2 gruppi, üks oli siis Vuokatis ja teine oli, ma ei mäleta, Kuartanes võib-olla. Et täpselt sama olen ma ka Eestis kuulnud, et alarühmad tuleks ühendada ja tõesti hakata neid talente lihvima, kes meil on juba noorest peale ja seal ongi see, et see eitjate, tõukajate, viskajate alarühm on nagu nii-öelda ära kadunud ja keegi nagu ei tegele nagu otseselt sellega. See on üks näide. Ma arvan, et kõige lihtsam ja kõige odavam variant on ikkagi algul hakata neid nagu selliseid ühislaagrid tegema ja võib-olla siis isegi välistreenerid tooma vahepeal siia, kes aitavad nagu mingit tehnilist trenni teha, et natukene saada sellist uut lähenemist ja kõik, et see on nagu üks variantidest, aga ütleme, soomlased nutavad küll ja põhimõtteliselt on nagu õigus, aga Saaga Vanninen on pärit Tamperest ja Tampere Pürinto on üks suuremaid klubisid Soomes. Ja nüüd ka maailmameistrivõistlustel peale, kui soomlastel nagu pisarad olid ära nutetud, silmad ära kuivatatud peale nutmist, siis ma küsin, et küll, aga võtame lähme rohujuure tasandile. Tampere Pürinto, kes on üks suuremaid spordiklubisid Soomes või vähemalt üks edukamaid. Kus Soome noored lapsed viskavad oda Tamperes? Peastaadel, kus on 50 000 pealtvaatavad või 45 000, sinna noori ei lasta oda viskama. Treeningstaadion on kunstmurukattega, kus nad põhilist trenni teevad. Üks staadion, kus me Saagaga käisime ka trennis, on umbes 18 kilomeetrit Tamperest väljas. Et kuidas see teoorias välja näeb, kui lastegrupid ei saa trenni teha aastaringselt Tamperes odavaliselt. Tampere on suur linn, võimas majanduslik linn, aga sul ei olegi tegelikult kohta, kus keppi peaks viskama. Nii et tegelikult hakkab väikestest asjadest pihta, et kõigepealt peavad ikkagi lapsed hakkama oda viskama, et see aeg, kui ka mina tegin Soomes, võistlesin igas juhanuse ajal, kõik igal poole suvidesse läksid seda makkarit grillima ja siis saunas käima, siis alati keegi võttis oma kapi tagant, võttis oda välja, et nüüd lähme võistlema, et see traditsioon on olemas neil veel, et igal ühel on oda kuskil kapi otsas ja kõik vanast harjumisest tahavad visata või võistelda oma naabrimehega, aga see ei anna maailma tasemel tulemust, et see on ikkagi, me räägime tänasel hetkel ikkagi 85+ meetrit stabiilselt, kui sa tahad ikkagi nagu pildile jõuda, et nii, et ikkagi võti on see, et on see Eesti, Soome, Rootsi, vahet ei ole, mis riik, noortega tuleb tegeleda ja noortega tuleb tõsiselt tegeleda. Et see on nagu kui me tahame mingeid asju ja väiksemad riigid
ikkagi peavad panustama, Soomes seda probleemi nii palju ei ole, neil on ikkagi keskmine tase, võtame kas või käimises, olid need mehed, naised, et neil on see kergejõustiku kaart ju päris ilus, eks niimoodi nagu keskmine tase, ütleme siuke Euroopa teine tase on päris hea versus Eestide keskmise tasemega, siis ikkagi sa pead panustama mingitele aladele. Võtame kas või Soomes jälle Tampere Pyrindo, seal on 4 kuratlikult head tüdrukut, kes jooksevad tõkkeid. Super, ütleme, Eesti mõttes super tasemel. Kõik jooksevad alla 13 sekundi, fantastilist. Aga neile kõigile jääb umbes 20 puudu, et olla nagu maailmas niimoodi, et alati kuskil seal ukse peal, et saad ukse lahti, et saada finaali. Aga ma küsisin ka viimati, et miks te ei tee koos trenni? See, et te 11 ei salli, see ei tähenda üldse mitte midagi. Aga tehnikatrennid te võiksite koos teha, jooksutrennid ikka. Ja kui te kõik areneks 20 tänu sellele, te igal juhul, te tõstaksite kõik oma taset ja kõik oleks maailma tipule lähemal. Aga nii Eestis kui Soomes on ikkagi see, võib-olla see on ajastu muutus ka. Kõigile meeldib üksi teha trenni, paljudel ei ole vaja treenerit, kuna on YouTube, annab harjutused, siis keegi boyfriend või keegi filmib sind ja siis sa nagu analüüsid ja siis sa tahad ja siis sa oled tark ja siis sa paned Instagrami ja siis näitad, kui kõik on, et see, nagu see mull on hästi suur, aga reaalsus käib stardipauk ja finišis läheb kell kinni, on hoopis teine. Vot minu jaoks on üks küsimus. Eesti on saanud tegelikult sprinterite maaks. Et meil ei ole sisuliselt enam ju mingit ei keskmajooksu, sisuliselt ei pikamajooksu, nagu me Eestist näeme, meil ei ole heitealasid, mitte midagi, aga meil on sprinterid, kes üritavad täie jõuga purustada, sa mõtled kogu karjääri, kogu jutt on selles, et purustada Eesti rekord. Miks meil on neid sprinterid nii palju? Eks kindlasti on üks, me alustasime siin ja kindlasti on ju teadmised on ka, et meil on ikkagi rohkem informatsiooni, kuidas maailma tippsprinterid trenni teevad. Meil on olemas tingimused talvel, hallid. Sprinti sa saad ikkagi teha, eriti 60 meetrit, lühemat sprinti. Et meil on nagu need tingimused olemas, varustus on päris hea, mis aitab ka kindlasti juurde, annab enesekindlust, motivatsiooni. Et need sellised pisiasjad on, et ja ma arvan ikkagi treenerid on ka ja sportlased on täna sel hetkel oluliselt teadlikumad kui siin ütleme mitukümmend aastat tagasi. Nüüd me ikkagi näeme seda. Ja meil on väga heal tasemel. Karl-Erik Nazar, maailma meistrivõistlus 4 60 meetris. Fenomenaalne tulemus. Ja, aga samas jällegi, mis on asja mõte, kui me räägime medalitest? Me räägime olümpiamedalitest. Sprindis muidugi medalit saada on väga-väga keeruline, kuigi keskmaas hollandlastel noor kutt Liimas juba tuli nagu maailmameistrivõistlustel, U20 maailmameistrivõistlustel tegi esimesed sellised ja nüüd sel aastal võib-olla maailmameistrivõistlustel päris seda tulemust ei teinud, mida ta lootis. Aga ütleme nii, lähiaastatel ta on ikkagi väga selline kõva Ingebrigtseni asendaja. Nii et saad ikkagi, tänapäeval ikkagi eurooplased ikkagi annavad keskmaal väga jõulist tooni, eriti Inglise naisjooksjad 1500 800 on eurooplased meestel ka tõusnud ju märgatavalt oma taset tõstnud, nii et oleks keskmaas ka võimalik, aga keskmaa on raske ala. Ta on raske ala. Sul peab ikkagi kui sa ikkagi trenni teed, sul peab ikkagi alumises osas kõik ikkagi keema, ja sellega pead ära arvama, et sellest see nõuab ikkagi väga kõvat pingutust. Keskmaa ei ole lihtne trenn. Üks minu meelest Eesti olümpiaspordi suuremaid probleeme on see,
et talentide toetamine ja arendamine ja sul on ju konkreetne näide, sul Moser püstitas noorte maailmarekordi, siis järelikult midagi peab temas peituma. Aga kuidas siit nüüd edasi minna? Sinul oli omal ajal väga lihtne, võtsid viinakotti selga, läksid Soome, müüsid maha, said markasid ja said ennast nagu ülal pidada ja paigutada ka treeningutesse seda raha, aga praegu meil ei ole konkreetselt talentide arendamisprogrammi, nad peavad jõudma täiskasvanute medalini enne seda, kui nad saavad nii-öelda vähemalt mingilgi tasemel finantseeringu. No ütleme ikkagi ärme nüüd 90. aastate algust võrdle nagu tänapäevaga, et tänasel hetkel on ikkagi oluliselt lihtsam see asi, et sul on ikkagi treeningtingimust on sul paremad, sul on varustus olemas. Mina sain esimest teibad siis, kui ma olin juba hüppanud 5.45, oli mu isiklik rekord, kui ma esimese nagu 4 teivast sain, et mul oli numeratsioon olemas, et kui on vastutuulis, hüppasin sellise teibaga ja taganttuulega sain hoopis teist teivast kasutada, ennem seda hüppasin sellega, mis oli. Et selles suhtes on ikkagi oluliselt lihtsam, ma arvan, hetkel, aga meil olümpiakomitee juba üle aasta juba hakkab tegema mingit monitooringi, et kuidas me hindame ja värgid, aga et kui võtame ka see allika, siis ta on ikkagi noor ja järgmine aasta on ta 1 aasta vanem ja siis on veel ja siis ta noorteklassist varsti läheb välja, et et me muudkui siin monitoorime ja teeme ja vaatame, et aga ma arvan, et ikkagi noortel reeglina, kes on veel gümnaasiumis käivad ja on kuskil treeninggruppides ja kui vanematel on natukene nagu kui vanemad ka panustavad, et lapsed saaksid trennis käia, et siis ta nii hull ei ole, et kui ikkagi klubid ja või spordikoolid nagu aitavad, et selles suhtes, nagu ma arvan, et see gümnaasiumi osa on suhteliselt ikkagi, me teeme ikkagi veel lastesporti, kuigi ütleme, kui me võtame see allika Inger Mooserit, siis ta ikkagi omaealisel maailmarekordi tegi ja maailma meistrivõistlustel tegelikult ta ju väga lähedale, et ta oleks sinna isegi pääsenud sellises vanuses, nii et muidugi meil peaks olema nägemus, kuidas edasi minna, kuidas valmistuda olümpiamängudeks, see tähendab seda, et ta peab tänapäeva rankingu punkte tajama, see tähendab seda, et treener peab alati kaasas käima mingitel võistlustel, on see Soomes, Diamond League'al, et sul peab ikkagi olema mingit ressurssi, et panna teibed katuse peale ja sõita kohale ja osta uusi teibed, kui sa areng on, et selles suhtes sellised nagu märkamatud nagu kulutused on loomulikult taseme tõusuga ikkagi kasvavad, peaks võib-olla natukene hakkama juba rohkem nagu laagrites käima, see nõuab jälle rohkem aega, seal on jälle treener, sportlane, nii et muidugi selle nii nagu ma alustasin noorteklassis see nagu suudame seda nagu manageerida ja kontrolli alla hoida, aga kui lihtsalt hakkavad tulema sellist rahvusvahelist võistlused, värgid juurde, kus on lisafinantsi vaja, et see on ikka märkamatu, et loomulikult see nõuab kui me ikkagi tahame, et meil kellestki tuleb, siis me peame olema valmis panustama natukene finantsilist ka rohkem kui, ütleme, tavaline noorsportlane. Olen siin EOK-d siit-sealt kritiseerinud ja üks asi mul, sina oled ju ka täitekomitees istud ja tee mulle selgeks. Oli aeg, Tiit Nuudi aeg, võib-olla enne seda oli, Eesti Olümpiakomitee ülesanne oli tegeleda tippspordiga ja toota nii-öelda medaleid. Nüüd me tegeleme, ma ei tea, tervisespordiga, lastespordiga ja lõpuks tegeleme ka selle suurhalliga. Et kuulge, äkki lõpetaks selle ära, jätaks EOK-le ainult tippspordi? Mind natukene nagu mina näiteks mingeid asju vaatan ka kummaliselt, et me paneme me
moodustama mingisugune organisatsioone, kes tegelevad trükkimiste ja seminaride korraldamisega, justkui, et parandame sellega liikumisharrastust. Ja nüüd hiljuti vist septembrikuus oli see liikumisnädal või mingisugune asi oli, et mind nagu hämmastab just selle asja juures see, et meil on kõik nagu vanasti oli need 5 aastakud, et sellised NLKP need eesmärkide täitmine, et nüüd on ka, et nüüd saadetakse meie spordikoolile infot, et teeme niimoodi, kõik teeme äpid ja kõik teeme kükki ja värgid ja kõik. Aga minu spordikool on 28 aastat eksisteerinud. Meil käib 400 last. Me tegeme iga päeva spordiga. Meil ei ole nendega vaja tegeleda, kes niikuinii trennis käivad. Meil on vaja tegeleda nendega, kes ei liiguta. Ja miks aga me saame statistika kirja, et sel aastal äppi kasutas meil nii ja nii palju inimesi tegi 3 kätekõverust, nii palju tegi siis pool kükki. Ja siis, me täitsime oma eesmärgi, Eesti liigub. Et mis see nagu mõte on sellel? Et aga raha me raiskame. Et ma arvan ka, et olümpiakomitee võiks tegeleda rohkem nagu spordi arendamise ja visiooni väljakujundamisega, aga selles suhtes, et see, kui me tahame lapsi ja noori liikuma panna, siis loomulikult meil on ju 30+ inimeste nagu liikumine on päris hea, eks, kui me vaatame neid rahvaspordiüritusi, et pole viga, et kui me ikkagi tahame, et me lapsed ja noored oleks terved ja inimesed suudaks minna sõjaväkke ja sõjaväe kursused ära teha või selle oma aja ära olla, et siis me peame ikkagi tegelema 1. kuni 3. klassini. Et 1.–3. klassis peaks meil olema igas koolis professionaalne kehaliskasvataja õpetaja, mitte klassijuhataja annab tundi, et see, kus me lastele peaks andma sellise mõnusa liikumise, harjumuse nagu, ja professionaalse harjumise. Selles suhtes professionaalne inimene peaks tegelema nende lastega ja meelitama nad niimoodi, et nad hakkakski armastama seda liikumist. Aga meil on nagu natukene tagurpidi, aga see ei ole üldse nagu, ma arvan, et olümpiakomitee igapäevane ülesanne. Olümpiakomitee võiks ju ideaalvarandis ju tegeleda tippspordiga, aga me nagu räägime küll, et meie jaoks ei ole tähtis, et kõik iseenesest, kõik tuleb niimoodi, et meil ei ole tippsport tähtis ja me oleme kõik, ma ei tea, liigume, oleme rõõmsad ja kõik on niisugust jama. Aga siis, kui näiteks jälle keegi nagu noortest teeb nagu hea tulemuse, võtame kas või see noor teivashüppaja, siis meil on kohe need, siis me paneme plakatid, värgid, kõik, et meie sportlane, me oleme nii õnnelikud, unustame ära, et nagu tulemuse juures on nagu peale olümpiakomitee ja Team Estonia on tegelikult mõni inimene veel, kes seda tulemust tegi, et näiteks treener või treenerid, mitte ainult Team Estonia ei teinud tulemust, millel ei ole sinnamaani ühtegi ütleme seost, et selles suhtes me tegelikult nagu, kui me peame nagu reaalselt nagu ressursse panema või mõtleme, kuidas me arendame noorte sporti või olümpiasporti või mida iganes, et saaks medaleid või me saaks nagu võimalikult suureks selle nagu maakaardi, et meil oleks võimalikult palju erinevaid erialasid või spordialasid oleks olümpiamängudel, siis meie jaoks see ei ole üldse oluline, siis on meil mingid teised väärtused ja kõik on see ja võrdõiguslikkus ja kõik siuke võuk jama, eks. Et aga siis, kui keegi teeb tulemus, siis me järsku avastame, et päris tore on nagu ennast nagu ehtida nagu heade tulemustega. Kuidas sul Erki Noole kergejõustiku koolis seisud on? On sul tulemas veel kedagi, kes võiks lähitulevikus või tulevikus kergejõustiku maastikul midagi korda saata? Eks ikka tuleb, et ma arvan, et meil on mingid teatud poisid ja tüdrukud päris hästi pingutavad ja teevad trenni, nii et selliseid nagu
ütleme niimoodi, et perspektiivikaid sportlased on, kas nendest nagu päris nagu maailma tasemel sportlase saab, see näitab nagu lähitulevik, aga selles suhtes nagu selliselt noori, kes meil nagu igapäevaselt nagu väga tõsiselt trenni teevad ja kellel on ka, ma arvan, selline üle keskmise andekus on olemas ja neid ikka tuleb. Et noh, mõnikord elu teeb sellised vingerbusse, et sa ei löö läbi, aga ma arvan, et sellistel nagu läbilöömiseks on ka vaja ikkagi mingil määral, sul peab olema hea, noortel just eriti hea selline treeningi õhkkond, keskkond, sul on head nagu sõbrad või sõbrannad, et igapäevaselt kõik saavad kokku, kõik lähevad, kõik pingutavad, aitavad nagu üksteist pingutada sundima, nii et selles suhtes selline, kui see nagu süsteem hakkab toimima, siis varem või hiljem mõni tulemus ikka tuleb, et ma arvan, et kui ma vaatan, väga hull ei ole meil see seis. Sellepärast, et kui minna ajalukku tagasi, ega noorelt, Erki Noolelt ju olümpiavõitu ei oodatud. Ei muidugi, aga ega siin Jaan Martinson peab ka ikkagi peeglisse vaatama, et ega nii nagu praegu meil meeldib kõigile nii vaadata, see on hea ja see on hea, aga et Erki Nool lõpetas gümnaasiumi ära, hüppas 5.30 teivast, 7.49 kaugust ja jooksis 10.78 100 või 76, et palju meil sellise sportlasi on, kes gümnaasiumi lõpus selliseid tulemusi teeb, et see, et tol hetkel oli natukene Nazarov oli ees, Külvet oli ees, kõik sellised, Sven Reintak oli, et ma ei paistud panna, aga ega meil nagu eriti, me ei ole kunagi Eestis viitsinud nagu 10, 5 või 6 aastat ette vaadata, et me vaatame täna, see on parem, see on viletsam, kõik. Et me oleme seda sama momenti, et ega ma nüüd nii andetu sportlane ka, et muidugi ma tegin palju trenni ja töötasin ennast üles, et ega kui sa lõpetad gümnaasiumi ära, tõukad napilt 12 meetrit kuuli, ega loomulikult sa ei paiguta kuhugi seda olümpiavõitjaks, et et loomulikult see oleks nagu olnud nagu natukene liiga palju tahta ja ma arvan, et kui mina olin 20-aastane, siis ega tegelikult mitte keegi Eestis ei uskunud, et kergejõustikus keegi võiks medalit saada. Oli seal, Heino Puuste oli maailma tasemel olnud ja Jaak Uudmäe oli olümpiavõitja ja meil oli nagu, Jüri Tamm oli mitmekordne olümpiamedalist sel hetkel juba, aga ega nagu ma mäletan seda reaktsiooni, kui ma kötsi, siis tegin 8575 punkti, et see oligi võib-olla selline ühiskonnas nagu üllatus, et kergejõustikus 10 võistlus keegi võib nagu maailma tasemel nagu läbi lüüa. Et see oli nagu, tegelikult kõikidele, mitte nõuad, et oli see persoon Erki Nool või Siim Susi, mis seal ei mingid vahet, et tegelikult ma arvan, et nagu kogu Eesti nagu spordi üldsus ei uskud, et kergejõustikus keegi võiks nagu midagi korda saata, et meil oli sõudmis, Jüri Jaanson oli mingid teatud alades, me olime nagu väga head, aga nagu sellist nagu kergejõustik oli natukene arusaamatu ala eestlaste jaoks, et lüüa läbi. Ja nüüd vaatame mõni aasta edasi lõpetuseks. Vaatame Los Angelesse. Millised sul lootused? Selge see, et Saaga Vanninen, olümpiavõit, sinu teivas hüppepiiga vähemalt olümpial, on sul veel mingeid lootusi? Et Vilma Murdo ka enda juurde võtta ja ka tema olümpiavõitjaks viia? Vilma muidugi ma vaatasin, kui me olime seal Siibas, olime eellaagris, oli 3 Soome naist teivashüppajad, et Elina Lambela päris hästi hüppanud 4.65 vist see aasta, talvel hüppas 4.70, et suhteliselt ka üle keskmise sportlane. Siis teine Saaga Anderson seal, ja sa võtad Vilma, et kuigi Vilma tegi kõige viletsama tulemuse, ei saanud tulemust MM-il kirja, siis loomulikult tema on nagu kogu sellest pundist ikkagi
kõige andekam, et tal on tehnilist elemendid on olemas oluliselt paremad kui neil teistel, et temast on nagu võimalik nagu vormida, ta on ju ka tiitlivõistlusel ikkagi medali saanud, ta on ikkagi tippsportlane, et tema kindlasti on üks nende soomlastel, kes võiks Los Angeles veel nagu tooni anda, ta on ka ikkagi noor veel aga olümpiavõit ei ole niisama lihtne, et seal ikkagi see taset pead tõstma ja samad Saaga, aga loomulikult Saaga, kui tuleb treenida, et ta valmisolek oleks olemas Los Angeles, aga see nõuab nagu teatud alade nagu ikkagi päris suurt arenguhüpet, et ei ole nagu ka keeruline näiteks, ütleme, igal juhul, kui Saaga tahab, ütleme, kui reaalselt tahaks nagu olümpiamängudel väga kõrges mängus olla, siis igal juhul kõrgus peab olema 1,85–86 m. Odav ise peab olema vähemalt 52 meetrit. 200 meetrit peab olema vähemalt 23-70, muidu lihtsalt matemaatiliselt ei tule see välja, et teha 6900 pluss punkti, et sa pead olema olümpiamängudel igal juhul valmis tegema vähemalt 6900 punkti. See, kas seda vaja on, et saada olümpiakuld, see on hoopis ise küsimus, aga su füüsiline võimekus ja valmisolek peab igal juhul olema, nii et see on nagu Saagast, aga Eesti sportlastest kindlasti ma loodan, et meil ikkagi need noored tüdrukud, kes meil on 2 teivashüppajad, kes võiksid täitsa finaalis hüppata olümpiamängudel. Loomulikult kõigepealt sinna peab pääsema, et olümpiamängudele pääsemine tänasel hetkel ei ole väga lihtne, et isegi olümpiamängudel tulemuse tegemine, ma arvan, lihtsam, kõrge tulemuse tegemine on lihtsam kui sinna pääsemine. Meil ikkagi, ma arvan, just tooni annavadki kahjuks rohkem ja rohkem naissportlased tulevikus, nii kergejõustikus kõikidesse alades, et meil ikkagi selline selle poiste massi ikkagi reha võtab ikkagi jalgpall ära ja jalgpallurid ikkagi, kui sa seal 10. eluaastal lähed ja 14. eluaastaks otsustad, et sa nagu rohkem nagu jalgpalliga tegele, siis on tegelikult rong läinud, et kõik, kes on Eesti jalgpalli nagu treeningmetoodikad näinud, et siis näevad, et ega sealt nagu ühtegi spordimeest enam välja ei tule, et kahjuks ta nii on, et aga ta massina võtab hästi, et muidugi nad tegelevad liikumise ja harrastumisega kõik, aga kui me räägime tippspordis, siis jalgpall ikkagi riisub ikkagi väga mõnusalt nagu koore ära, aga loomulikult Messi teenib 100 miljonit ja Ronaldo teenib mitusada miljonit, siis kõik, kui ma ikkagi Viimsis elan ja viin oma auto lapse ikkagi iga kord S-klassi Mersuga trenni, siis ma arvan, et minu lapsest tuleb ka selline, kes hakkab 100 miljonit vähemalt teenima, et see unistus ja soov ja tahe ikkagi, see on selline käsi käes käib, et miks see mingid teatud alad nagu tooni annavad Eestis. Ega ma ei halvusta seda, aga ma räägin reaalsusest, et ega kui me tahame, kui me vaatame ka kergejõustikus, et meil on reaalselt 30 võistlejat ja siis mõned üksikud võib-olla võiksid veel pääseda. Aga meie kümpimehed on ka 30 aastat vanad juba selles Los Angeles olümpia ajal, nii et nad ei ole enam nagu esimese nooruse mehed ja kui me vaatame, nad ikkagi kõik on suured, pikad, vigastuste altid, nii et peab väga hästi ja süstemaatilist trenni tegema. Aitäh, Erki, sulle, et tulla said. Ma ütlen, et me võiksimegi siia juttu rääkima jääda, aga Tont seda teab võib-olla aasta-2 pärast ja vaatame, mis on siis saanud ja igal juhul sulle soovin kõvasti edu. Aitäh! Delfi spordi podcast. Mis tunne on?